kõigepealt siis paar sõna töövahenditest. Kõigepealt ohutustehnilised vahendid, metall, rõngas põll, siis määrdumisvastane põll, teine tähtis ohutusvahend on metall, rõngas, kinnas. Ja sellele kindlale, et näpuotsad ei tolkneks, on hea abivahend, selline plastikust fiksaator. Nüüd oleme turvaliselt riietatud. Siis töövahenditest kaks sõna on metallist terituspulk, lihalõikusnoad, lühikene lamba jaoks, pikk veise jaoks, ribinuga ribide eemaldamiseks ja siis käsi, kondisaag. On olemas ka suurema tükelduse jaoks kõikvõimalikke lintsaage. Nii, siin on siis laual nüüd keskmine Eesti Erefordi tagatükk, tagaveerand, suhteliselt klassikalisest tükeldusviisist. On olemas veel püstoltükid, kus on siis see välisfilee osa on oluliselt pikem, et välisfilee saab terves tükis kõik kätte. Meil väikeettevõttes seda nagu võimalust sellist püstoltükki teha ei ole, nii et meil tuleb välisfilee tuleb kahes osas. Osa siit ja osa siit. Ja see on siis esiveerand. Nüüd kõigepealt näitaks enne tükeldamist asumist ära sellise tüki, nagu nimetatakse T-bone. See tähendab siis sama, mis on lambal poolsadul, kus on siis koos selgrokondiga on nii välisfilee kui sisefilee küljes. Ja sellest siis tehakse steike ja kulinaarselt ülihinnatud liha. Nüüd sellise suure looma lõikuseks tuleb kasutada alati pikemat nuga, siin väikse noaga ei ole teha midagi ja samas ei olegi siin ka käsisaega teha midagi. Loomulikult saab, aga see on niivõrd aegavõttev ja raske töö, et sellel ei ole nagu mõtet enam. Nii, ja siis kõigepealt eemaldame selle kõhu ääre. See kõhu äär, selline lihaveisel kasvab nii paksuks ära, et siit me saame väga sukse korraliku paksu lihasgrupi natuke puhastades. Saame sellise liha, millest saab vabalt lõigata hästi kuubikuid, ribasid, mida iganes. Ütleme, tavaveistel on see sama tükk oluliselt õhem ja ta ikkagi läheb nagu
haklejamaterjaliks või siis vorstimaterjaliks. Ja nüüd eraldame sisefilee. Jällegi töötada tuleb noa otsaga, sest meil on vaja see sisefilee ilusti kätte saada koos peaga. Ja nüüd puhastame sisefilee. Samamoodi oleks hea kõigepealt teha sisefilee pea puhtaks, et pärast kelmete äratõmbamisega mitte seda pead vigastada. Ja kui pea on vaba, siis võib juba lihtsalt rebida pealt need paksemad kiled ja rasva korralik maha. Ja tekib meil selline puhastatud ilus sisefilee. Nüüd sisefilee kõrval on, tal nagu ametlikku nagu nimetust ei ole, aga on selline nagu siuke pikk lihaskimp, mis iseenesest on ülimaitsev ja üliõrn. Ja sobib täiesti isegi grillimiseks. Nüüd eraldame tagumise välisfilee koos kondiga. Murrame lahti. Samamoodi jälle, kui tekivad sellised pehmematesse kontidesse sisselõiked, siis kõige lihtsam on need kohe välja lõigata. Ja nüüd eraldame siit välisfilee. Ei ole kindlat moodust, kuidas eraldada. Võib alustada siit poolt lahti lõikamist. Ja see on, kuidas kellegil konti mööda on. Selle filee nüüd puhastame. Võimalikult ökonoomselt. Korrastame. Ja nüüd on meil kaks varianti, kas me jätame kogu selle alumise rasvakihiga või puhastame ka selle pealt ära. Kui ei ole spetsiaalset skinnerit, mis on seade, mis võimaldab selle alumise kile võtta puhtalt maha nagu sealkamara, siis on kõige lihtsam töövõte võimalikult pika ja terava noaga. Teha siit sisse lõige. Et kui me nüüd näeme, siis see on jällegi see asi, mis teeb seda fileed oluliselt kallimaks, sest kui ta kasutada ära selle kihiga, siis oleks ta oluliselt odavam, sest see läheb nüüd ikkagi vorstimaterjaliks. Aga käsitsi seda puhtaks saada ideaalselt siit pealt ära ei ole võimalik. Nii et paraku, kui me ei taha seda rasva ja kollageeni süüa, siis me peame arvestama, et see liha on kallis. Puhastame selgroo
mis on ka väga tähtis tegevus. Just nagu te näete, tekib siia päris hulga liha. Sellisega võib enam-vähem rahule jääda. Nagu me näeme, on siin päris korralik kogus liha. Nüüd eemaldame vaagnaluu. Võib võtta terves tükis välja, võib võtta osadena. Alati jällegi peaks tegema nii palju kui võimalik ennem puhtaks, sest eriti vaagnaluud on pärast hiljem väga ebamugav puhastada. Noortel loomadel on meil nüüd võimalik lõigata see seljapoolsed viimased lülid siit puusa liigesest, mis on selline mitte liikuv liiges, lahti. Kasutame abi. Puhastame need osad. Lõikame enne puusalu väljavõtmist võimalikult puhtaks kõik. Ja siis on puusaluul veel niisugune auk. See tuleb hästi noa otsaga jällegi teha, et me ei rikuks selle taga olevat sisetükki ära. Ja ikkagi võimalikult puhtaks see pealt saada, sest see võib algusel tunduda, et võtab palju aega, aga samas kui me puusaluu juba kätte saame, siis puhtalt, siis tegelikult on see ajavõit. Ja viimase lõpu saame juba siin revida. Nii, sellise puhtusega nüüd võib rahule jääda. Siis nüüd igasugused sellised, see on nüüd vaagnaluu siin vahepeal, niisugused paksemad rasva ja siis sidekoe niisugused kiled, need oleks jällegi hea võtta ikkagi koheselt ära, sest nii on oluliselt lihtsam saada. Ikkagi see põhimõte, et alati tuleb võtta väikest tükki suure küljest. Ja nüüd siis hakkame välja võtma reieluud. Nii, kõigepealt eemaldame tagatüki kõige suurema tüki sisetüki. Ja siis see saab minna täpselt samamoodi nagu lambal, kas seda joont pidi või seda joont pidi. Seda joont pidi on pisut lihtsam. Jällegi töötada tuleb noo otsaga ja järjest ühe käega lükkame, teisega päästame ainult sidekudet, et mitte ära rikkuda alla soovat välistüki silma. Selline on siis sisetükk praegu esialgu puhastamata. Nüüd hakkame teda otsast puhastama. Tavaliselt sellised õuksed kiled jäetakse külge, need liha nagu kulinaarsed omadused ei muuda. Kui aga tahta teha siit kas kuivatatud liha või siis vinnutatud liha, siis sellel peab olema ka kõik see kile ära lõigatud.
Siis nüüd siin ühel pool küljes on selline lihasgrupp, ka suhteliselt paks, ilus, suur tailiha. Jällegi sobib ära kasutada igasugusteks erinevateks tükkideks, kuubikud või siis ribad, mida iganes. Nüüd me oleme ühelt poolt saanud ta nii puhtaks, pöörame teistpidi ja siis on meil see, hakkame ära võtma selle sisetüki mütsi. Jällegi üritame saada nii palju kui võimalik liikuda edasi ainult nii, et ühe käega tõmbama, teisega päästame noaga sidekudet. Et selline kile võib kõik peale jääda, sest mida rohkem me seda puhastame, seda kallimaks ta läheb, seda vähem me seda toodet saame. Ja siis teeme selle otsa veel. Ja nüüd on sisetükk meil valmis. Nii, nüüd võtame ära koodi. Koodilt võtame ära selle Achilleuse kõõluse, siit ka suuremad rasvad. Ja siit otsast saame tegema hakata koodisteike. Nii, ja nagu nüüd on näha, nad tulevad kõik erineva mõõduga. Kui kellelgi koduselt kasutada, siis võib ära kasutada ikka terve tükki. Aga tavaliselt, kui on, nüüd lähevad nad edasi müüki kuskile, kas siis restoranidesse või muudesse toitlustusasutustesse, siis nemad tahavad ikkagi võrdlemisi ühe suuruseid tükke, nii et siis lõigatakse nad enam-vähem ühe suuruseks. Seda nimetatakse ka nüüd teise nimega osobukoks, mis on Argentiina veiseliha roog. Nüüd see päris see põlveluu, see on muidugi, siit enam midagi ei saa. Ja need viimased otsad lõikame ka siit küljest ära. Järgmisena eraldame reieluu. Jällegi töötada tuleb nii palju kui võimalik noa otsaga, et mitte ära rikkuda siin olevat pähkleeltükki. Jällegi kõik kondid üritame puhastada enne väljavõtmist nii puhtaks kui võimalik. Ja nüüd siis tuleb see reielu pea, ümber selle korralikult saab.
Nüüd on meil kont väljas. Järgmisena eemaldame pähkeltüki. Jällegi ühe käega tõmbame, teisega üritame ainult päästa kilesid lahti. On suuremates tööstustes ka olemas sellised õhu sissepumpamise seadmed, kus lastakse teatud kindlasse kohtadesse lihaste vahele suruõhk sisse ja siis on palju lihtsam seda eemaldada, neid tükke. Nii, siin on meil siis selline pähkeltükk ilma puhastamata ja nüüd hakkame teda puhastama. Samamoodi klassikalises versioonis sellised õugsed kiled võiks kõik jääda peale, kuna need nagu kulinaarsed omadusi ei muuda. Jällegi lihavistel on paljud lihasgrupid sellised, mis ei ole kataloogipõhised, kasvavad niivõrd paksudest, et igalt poolt on võimalik ära kasutada igasugusteks muudeks tükeldamisteks. Korralikul noorloomal on alati mõttekas ikkagi rebimisteel saada neid kilesid pealt ära. Ja siis tema allpool otsas on selline jämedam soon. See lõigatakse tavaliselt sellise kolmnurk lõikega välja. Korrastame ja jääb meile selline ümmargune ilus tükk. Pähkeltükk. Pähkeltükk on ta nimi on ilmselt sellepärast, et ta on tõesti niisuguse pähkli moodi kujuga. Nii, nüüd võtame ära puusatüki. Ja nüüd on tähtis see, et puusatüki, pähkeltüki all ja puusatüki kõrval on meil üks selline kolmnurkne lihasgrupp, millel on siin erinevates maailma kataloogides väga erinevad nimetused. Aga näiteks Prantsusmaal väga hinnatud liha, nii et puusatükki tuleb hakata ka võtma ikkagi mööda seda joont, kus ta jookseb, et seda alumist kolmnurklihast mitte ära rikkuda. Selline on ta siis ilma puhastamata teiselt poolt. Praktiliselt sama õrn lihas, kui on sisetükk. Ainukene tema probleem on see, miks teda päris ei saa kõrvutada sisetükiga, et tal jookseb keskelt läbi soon.
ja siin ongi meil siis puusatükk. Ja nüüd siis korraks veel näitan puusatüki ja pähklitüki. All on siis see kolmnurkne lihas. Seda on nagu kõige parem, kuna ta on suhteliselt õhukene, kätte saada jällegi rebimise teel, aga sellisel rasvasematel loomadel see muidugi ei ole lihtne. See on ühtemoodi olemas, see tükk. Nii sigadel, lammastel kui veistel. Üldse on kõik need tükid kõigil loomadel olemas, ainult suuruse vahega. Jah, sellisel rasasel loomal ei taha täiesti välja joosta, nii et tuleb teda teistmoodi puhastada. Vot selline tükk tuleb siit välja. Prantsusmaal väga tuntud, väga hinnatud. Meil, nii palju kui mina olen suhtlenud, siin ka horekasektoriga suhteliselt tundmatu. Nüüd on jällegi kaks varianti, kas ta jääb nüüd siis koos selle rasvasema kihiga või siis puhastame tema ära. Noh, nimetame meie siin eesti keeles ta siis selliseks kolmnurktükiks. Ja nüüd on meil siis alles jäänud välistükk koos välistüki silmaga. Ja hakkame neid siis eraldama. Kuna välistüki silm on väiksem, siis on nagu mõttekas hakata jälle kõigepealt eraldama välistüki silma. Siit otsast on näha nüüd need samad, seesama on välistüki silm. See on nüüd, ütleme veel koodi osast ja siia all jookseb siis välistükk. Ütleme ta pealt poolt ennem nii puhtaks saada. Jääb ainult siuke õrn kile. Ja nüüd siis lähme mööda seda soont siit sisse. Ja jällegi üritame rebida ja siis ta siit nii võimalikult suurelt välja keerata. Need kiled võiks jääda kõik külge, ainult sellised paksemad rasvad maha. Miks see kile nagu hea on? Selles mõttes, kui teha teda barbecue ahjus või siis tavalises ahjus, siis see kollageni kiht muutub hästi kiiresti kuumuse käes kuivaks ja teeb nagu loomuliku kesta selle lihatükile. Mis tähendab seda, et seda mahlas, mida tuleb, lihamahlad ei jookse küpsetamise ajal välja. Et kui meil näiteks oleks mõnda teist tõugu, näiteks Charolais tõugu loom, kellel on rasva väga vähe, siis me tegelikult saame need tükid selle sama välistüki silma kõikide kiledega kätte. Nii et ta on ümbert ringi selle kilega kaetud.
nii, ja nüüd siis on meil jäänud veel välistükk, tagaosa kõige suurem tükk, ka kõige sitkem. Hakkame teda pealt poolt puhastama ja on kõigepealt ära võtta neid koodipoolseid lihased. Siin nüüd on üks siuke rasva kolmnurk, täpselt nüüd läheb selle välistüki peale on siin. Et see tuleks ära lõigata. Isegi kui ta on väga väike, kui loom ei ole rasvane, siis siin tihti peale on ka sees lümfisõlm. Sellel ei ole hea terve loom. Ja siis siit sellest viimasest, ütleme, koodipoolsest osast on täpselt samuti, kui see päris see koodisoontega osa nagu välja lõigata, saab siit väga edukalt teha kuubikuid, ribasid, mida iganes. Nii, ja siis ongi see, nüüd viimaseks puhastame selle välistüki enda ära. Nii jõukselt kui võimalik. Võtame neid rasva ja kilekihte maha. Jällegi rebida neid ja päästa. Nii, mis nüüd on välistüki juures kindlasti oluline ära eraldada, on see lai soon valge. Sest see on veistel kasvab väga paksuks ja väga sikkeks. Samas jällegi sellised õhemad kiled siin tagapool võivad kõik peale jääda. Saada see jäme soon siit maalt, kus on näha, kus ta on kõige valgem. Nagu näha, ta on ikka läheb päris jämedaks. Ja seda osa nüüd ei soovita ei akliasse, ei vorsti, mitte kuidagi kuskile panna. Üritada ta saada täiesti puhtaks. Ja tavaliselt ikkagi välistükk puhastatakse ikkagi täies suuruses ära, sest ainuke vahe on see, et need tsooned kõlbavad juba vorsti sisse panemiseks, ei ole nad nii sitked. Nüüd on näha siin üks joon, mis jookseb. Võib välistüki jätta täpselt sellises suuruses. Nüüd see pealmine osa, kuna see on nagu rasvasem loom, siis me lõikame selle ära. Samas, kui on rasva väga vähe, siis see välimine kile võib täiesti peale jääda. Aga välistükk koosneb nagu kahest põhimõtteliselt tükist. Et nagu on näha, siin jookseb soon vahelt. Siit jookseb sisse ja tihtipeale võetakse need kaks tükki eraldi, kuna seda kasutatakse eraldi, seda väikest kolmnurka. Puhastame selle soone siit seest välja.
ja see on iseenesest õrnem tükk kui see suur välistükk tervelt. On siis meil välistükist C-tükk. Jäi nüüd seda soond vahele, selle üritame siit kätte saada. Ja samamoodi üritame selle alumise osa kõik kätte saada. See fileerimine võib tunduda, et on aeglane tegevus, aga kõik on jällegi vilumuses kinni. Mida rohkem seda tööd teha, seda kiiremaks läheb ja seda lihtsamaks kõik muutub. Nii, nüüd hakkame lõikama esiveerandit. Selle jaoks kõigepealt peame me eraldama laba koos kondiga. See abaluu ise läheb laiaks siin ja kuskil selle maa peal on see kõhr, mis on nüüd kõige tähtsam selle juures, kui hakata seda laba küljest ära lõikama, et siit ei lõikaks liiga sügavalt sisse, sellepärast siin taga kohe on välisfilee. Ja nüüd meil on näha juba, see labaots on lahti tulnud siin. Siia taha tuleb noaga minna. Ja võimalikult jällegi päästa neid kilesid, et meil jääks see antrikoodi osa võimalikult rikkumata, et siia ei tuleks ka sisse lõikeid. Nüüd me saame, kui meil on selline rippest lõikamine, saame siia teha ühe sanga. Ja selle tüki ära eraudada. Ja nüüd siis hakkame eraldama konte abatükist. Selle jaoks jälle, et meil pärastpool teiselt poolt oleks võimalikult lihtne seda abaluud ennast ära emaldama, peame jällegi abaluu kiilu lahti lõikama. Vähem rasvastel loomadel on see kiil ilusti pealt näha. Rasasemal ei ole, nii et alati on mõttekas
proovida käega järgi, et mitte liiga palju liha ära rikkuda. Kui nüüd kiilu lahti lõigata, siis üritada ikka nii, et sellise kerge nurga all, et võimalikult palju liiguks nuga vastu luud. Et me saame kohe selle kiilu võimalikult puhtaks. Siit on nüüd näha, see kiil on lahti lõigatud ja võimalikult puhtaks saadud. Mis on veel? See kiilu ots lõpeb siin ja kindlasti see ka läbi lõigata see ots, sellepärast et siin on üks jämesoon, mis hoiab siin samas selles otsas seda labakonti kinni. Pöörame teistpidi. Ja siis praegu lõikame puhtaks, muidugi sellist korralikust lihaveisest annab sellest samast labast, esikoodist, mis on siis siin, täpselt samamoodi teha koodisteike. Aga meie teeme nüüd sihukese puhta lõikuse. Siin on näha, et selline tugevat ja valge joon, et siin vahepeal jookseb kont. Ja hakkame siis päästma liha lahti kondi küljest. Täpselt samamoodi. See on harjutamise tulemus, ei ole väga keeruline, et see nurk oleks, et pidevalt jookseks natukene õige õrnalt mööda konti, et me saame kondi nii kohe puhtalt kätte siit. Tõmbame ka alt puhtaks. Ja nüüd ei ole muud, kui siit liigese vahelt lahti murda ja ümbert liigese see kont välja lõigata. Natukene puhastus. Siin jookseb selline vahe, see tegelikult on nii, et siin veistel on see pindluu ja jämedam luu kokku kasvanud, et siin on tegelikult näiteks seakondil on siin vahe vahel. Ja liigume edasi, jällegi pealt siin õlavaraluu peal jooksevad reieveenid, mis on lihtsam kohe ära lõigata. Ja nüüd lükkame selle pealt puhtaks. Jällegi selle kohe, siis kui kont on sees, sellepärast et pärast on seda luud ka väga kehva puhastada. Siin samamoodi siin luu otsas on tal üks õnarus, mis tuleks ka kohe puhtaks teha. Ja nüüd lähme edasi abaluu juurde. Siit lõikame kõrvused läbi. Nüüd võib lõigata siit, kui kõrvused on läbi, siis saab paremini ligi. Siit noa otsaga see haba
lahti. Teist poolt ei ole vaja, sest ta tuleb ilusti puhtalt kätte siin. Ja nüüd jällegi selle abaluu ots. Kõige tugevamad kinnitused on siin abaluu otsas, aga kõigepealt me puhastame selle nagu seest poolt ära selle aba. See tuleb ka tihtipeale tuleb rebides kenasti puhtaks. Ainukene probleem selle rebimisega on, et ta tõmbab kaasa kõik selle luupealse kelme, mis on siuke ükskõik mis toiduses väga ebameeldiv. Nii et mina soovitan ta päästa rohkem noaga. Nüüd surume ta siit ühelt poolt alla, saame siia ilusti selle abaluu otsa alla. See on näpuga tunda, et näpud käivad kohe vastu konti, et sinna oleks kõik need kõõlused läbi lõigatud. Ja siis tuleb ta ime lihtsalt siit välja. Tagumist osa on vaja ainult natukene aidata. Küljed puhtaks. Nüüd on näha, et kiil on korralikult lahti lõigatud, puhas, et seda on jällegi, kuna ta on selline libe ja see, kui me oleks lõigastanud lihtsalt robustselt otse lahti, siis oleks palju rohkem aega võtab pärast selle luu puhastamine. Ja siis võtame välja ka selle õlavarreluu. Siin on nüüd näha see lohk, kus on ka liha kasvab paksult vahel, et see on ka hea kohe saada puhtaks. Samamoodi pisut nagu natukene rohkem aega raisata. Aga jällegi selline kont. No nagu veisel enamus. Et nüüd kui pärast teda puhastama hakata, siis ta on selline ja hakkame seda abatükki siis laiali võtma. Koodilihased. Kindlasti ära lõigata neid valgeid otsi. See on selline liha, sellised tugevad sooned, nagu siin on näha sellel jäme valge, et seda ei keeda kunagi pehmeks. Teisel pool samamoodi jookseb see jäme soon, just seepoolne ots oleks vaja kätte saada. Ja siis kõlbab ta juba vorstilihaks. See on nüüd see laba all. Sellel on ka põhimõtteliselt, kui seda nüüd kasutada päris hakkliha materjaliks, siis oleks soovitav see soon siit jämedam ots kätte saada.
samamoodi valged ääred, need kõige valged otsad maha. Siin on veel üks koodilihas. Eriti jõhkra jämedusega. Ja lõigata natukene seda ümarat lihast kätte, siis tuleb siit lahti, siis tuleb siit näha, et teisel pool otsas on peaaegu sama jäme kõõlus. Ja enne kui jõuame nüüd nende peamiste tükkideni, on siin veel näha selline soon jookseb, see abatükk, iseenesest klassikaline abatükk on nüüd siin all selline kolmnurk. Ja nüüd üritame ta siit lahti päästa, siit on veel need lavarelihased ja koodilihaseid, aga need ei ole enam nii hullud. See näiteks seesama see tükk, mis siit nüüd tuleb, sellest võib samamoodi, kui lõigata need soonelisemad otsad maha. Siis siit saab vabalt teha jällegi kuubikuid, mida iganes. Jääb siuke korralik kõrgema sordi tükk. Nüüd siis võtame välja selle sama klassikalise abatüki. Selline on ta nüüd puhastamata ja nüüd hakkame neid kihti järjest siit maha võtma. Jällegi üks siuke lihaskimp, mis kasvab lihaveistel kaunis paksuks. Saab jällegi sellise korraliku kõrgema sordi tüki. Täpselt samamoodi on selle alumise osaga. Mis on ka korralik paks. Tema puhastamine ei ole üldse keeruline. Samamoodi jälle kuubikud, ribad, mida iganes. Ja nüüd hakkab siis joonistuma välja meil see klassikaline abatükk siit. Põhimõtteliselt sellise kolmnurkse kujuga ta ongi. Aga nüüd tema probleem on see, et nii koos kõigi nende soontega, need sooned on suhteliselt paksud kõik. Et tavaliselt ükskõik mis veiseljakultuurides ta ikkagi puhastatakse ära. Nüüd oleks muidugi suurtel ettevõtetel on hea, kui neil on olemas skinnerit, ta on selline hea tükk, seda saab skinneriga ilusti ümber ringi lasta. Käsitsi puhastades peab olema suht. Mitte suht, aga väga akuraat, et mitte nagu liiga palju maha lõigata. Ja teine pool samamoodi tuleb maha. Ja kui see pealmine nüüd see
rasva ja seegid tuleb nagu ilusti maha, siis nüüd me näeme, et tal on ka suhteliselt jämeda kõõlusega ots, millega ta kinnitub põlve luu külge. Nii et seda oleks vaja ka siit otsast maha saada. Üldiselt öeldakse, et abatükk on üks maitsvamaid tükke. Tema jällegi see probleem on, et tal jookseb keskelt läbi selline soon ja teda päris nii praena teha on suhteliselt keeruline, sellepärast et see veistel see soon läheb nii paksuks, et seda pehmeks saada on suht keeruline. Ja samas teda nagu ära poolitada ja ära puhastada on mõttetu, sellepärast et tekib jäävad kaks imeõhukest riba ja tekib liiga palju seda puhastusjääki ja tema hind läheb müstiliselt kõrgeks. Nii, siis nüüd järgmisena võtame siis niinimetatud abatüki silma. Siit on kohe näha oleks vajalik ära lõigata need samad kõõlused kõik, millega nüüd ümber selle luu siit kinni hoiavad. Ja siis puhastame ta nagu kõigepealt pealt ära. Siis nüüd meil on ta näha, mis kujuga tema on. Selline piklik lihas. Ja nüüd, et seda nagu kõige puhtamalt, see samamoodi tuleks ikka mõlemalt poolt nagu ära puhastada, et kõige paremini on nagu puhtaks saada. Võiks jällegi päästa esialgu nende kilede otsad siit otsast nagu lahti, et näha on, et hakkab juba jooksma ja siis ta tuleb täiesti okeilt puhtaks. Võtame siit ära ainult, siin on näha natukene veel seda kõõlust. Lükkame selle maha. Ja ongi meil selline tükk abasilm. Ja nüüd me oleme täpselt jälle selles kohas, kus me olime lamba juures, kus on see rasvkude. Just ta on selle silma all. Siin kõrval, mis oleks meil vaja kätte saada. Ja on nad alati need oliivid sees. Need on lümfisõlmed. Nad on igasugust värvi, hele sükksest rohelisest kuni tõesti sükest tumedate oliivideni välja. Nii, ja nüüd on siis meil see veel abaluu alune lihasgrupp, mis on ka näha, et kasvab siis korralikuks paksuks. Aga jällegi tema probleem on see, et see soon läheb siit täpselt keskelt läbi. Siin on nüüd veel need luustunud kõhred, mis on nendest laba äärtest siit külge jäänud siit poolt. Et need oleks ka väga soovitav ära lõigata. Nüüd, kui me lõikame ta siit pooleks, see tagumine osa on õhkem, see on tavaline selline haklejamaterjal ja siin me näeme, et jookseb päris korralik soon läbi.
Nii et kui me tahame temast teha ükskõik mida, kuubikuid või mida iganes, või isegi hakkliha, siis me peaksime minema siit sisse. Ja selle soone siit kätte saama. No vot, nüüd on ta peaaegu terves ulatuses käes. Selle soonega ei ole meil teha midagi enam. Nii, nüüd on siis laua peal terve ringkere koos seljafileega ja kaelaga, et kus on suured tööstused, kus on lihalikkusliinid, siis see tükeldatakse eelnevalt ära, enne kui ta lihalikus laua peale jõuab. Sest need tükid on väiksemad. Meie saame siin hakkama ka selle suure tükiga. Ja tükeldame ta enam-vähem samas skeemis ära, nagu igal pool mujal tehakse. Kõigepealt eraldame kaela. Siin on nüüd vastu kaela viimane ribi kont. Teeme siit sisselõige kohe vastu seda konti, seda lihtsam on pärast neid kõiki muid asju puhastada. Ja läheme ümber selle rinnaku, aga mitte kaugemale, vaid lõikame siit otse maha. Siin, kui ta on meil nii rippus, me võime alati teha endale väikse sanga, et meil asi nagu maha ei kukuks. Ja nüüd esimene liiges pärast seda viimast konti, selle lõikame läbi. Läheme siit edasi oga jätkete vahelt. Siin tuleb teha väike süke S. Ja nüüd ongi ta meil kohe käes. Läheme tükeldamisega edasi. Siin me tahame nüüd kätte saada kõigepealt seljafileed kondiga. Et seljafilee on siin näha, põhimõtteliselt meil on vaja, kui kondiga kätte saada, siis täpselt selle siit teha saega lõige kuni siia otsa välja. Nüüd, et meil pärast oleks jällegi lihtsam puhastada ja kergem teda liigutada, tükeldada, siis teeme kõigepealt need ogajätked ühelt poolt nagu puhtaks ära. Jällegi see sama metoodika, et väiksed tükid suure küljest on alati palju lihtsam võtta. Nii, ja siis teeme, et asja endale nagu kergemaks teha, lõikame nii palju kui võimalik neid, mis liha küljest ära, mis nii tuleb lõigata.
ribi pehmed kõhred pealt puhtaks. Ja siit rinnaku alt liha välja. Ikka ma korrutan, et väike tükk suure küljest palju lihtsam, palju kiirem. Nii, ja rohkem me seda praegu ei puutu. Lõikame endale ära. Nüüd, mis on reistel kõige hullem, ütleme see sama koht, mis pärast rinnakust, mis on nüüd lõigatakse pealt ära, on see kõhukelme. Üks hullemaid asju, mis rikub lihahunte, ei lähe kunagi pehmeks, et see tuleks siit kätte saada. Just see kõige suurem valgem koht. Nii, ja nüüd tükeldaks edasi seda esiveerandit. Ja nüüd tükeldame veel selle pika selja osa antrekoodi ja seljafilee osaks. Tehakse mujal maailmas ka näiteks sellest samast antrekood koos kondiga steike ja edukalt praelihana kasutatakse. Meil tavaliselt meie võtame siit selle antrekoodi küljest ära ja antrekood on nagu eraldi toode. Samamoodi üritame jälle võimalikult kohe nende ogajätkete ligidalt, et meil jääks pärast võimalikult vähe puhastamist. Loomulikult on võimalik need samad ogajätked siin selle natukese lihaga tükeldada veel saega supikontideks. Samamoodi see selgroosa, kui on noor loom, siis sobib väga hästi supikontideks. Nii, ja siin on meil siis kondi küljest lahti antrekood. Selle lõikame ilusti kanti. Kõik sellised, mis tulevad nüüd antrekoodi äärest, mis jäävad nüüd, ütleme siia ribide poole. Need on ülimaitsuvad grillimislihad. Need võiks võtta täiesti eraldi tootena.
kaelasoon. See on nüüd turjapoolne see lõige, mis tuleb. See enam nii selline õrn ei ole. Ja teiselt poolt nüüd ongi, mis on seal tähtis sellel samal, kui me lõikasime tervet laba ära, et nüüd on see pind on ilus. Kui me oleks seal väga rapsinud ja võtnud järjest sinna kaela poole, sissepoole, siis oleks see kõik ära lõigutud, mis tähendab, me oleks pidanud teda rohkem puhastama, see tükk oleks aina väiksemaks jäänud, aina kallimaks läinud. Nii, ja nüüd tuleme siis välisfilee juurde. Nüüd välisfileed on, kõigepealt näitame sihukese asja, et on niinimetatud L-kondiga. See tähendabki seda, et on ainult välja saetud ja siit tehakse steikisid. Siit circa 2-3 sentimeetrit steigid ja siis on tal L-kondiga. Nüüd meie üritame talt maha saagida selle nüüd selle lülisamba kõige jemedama osa, nagu karreel, siis me saame ära siit küljest need ogajätked ja siis meil jääb tavaline kondiga seljafilee. Et muidugi kõige parem on nii lava peal teda teha sellist lõiget ketassaega, nii et kes endal plaanib lihalõikust või on see olemas, siis selliseid raskeid lõike on ketassaega kõige parem teha. Nüüd me eemaldame ogajätked. Puhastame. Ja nüüd vormime selle kondiga seljafilee. Kõigepealt siis võtame jällegi ikkagi selle kaela kõõluse siit välja. Ja on nii näpuga natukene lahti võtta, et me ei lõikaks liiga palju liha ära. Saame ta nii välja tõmmata. Et korrastame selle ääre lõikame ilusti sirgeks. Ja selline jääb meil siis kondiga lihaväise seljafilee. Ja siit siis, kes lõigatakse juba konkreetselt ribide vahel. Tavaliselt siin tulebki, tegelikult tuleb kui steiki lõigata, et nad väga paksuks ei läheks. Siis tulebki tegelikult tuleb kondiga steik ja tuleb siit vahepealt, kus on ribi vahe, tuleb ilma kondita steik. Nüüd see ongi nüüd iga kokka ise asi, kas ta teeb need nagu eraldi, saab 2 steiki või lõikabki nii paksud tükid ja suudab need kenasti pehmeks teha. Et oleks iga tükk kondiga. Aga nagu te näete, kont on siin, järgmine kont on seal. Kui me siit hakkame keskelt võtma, siis see tükk tuleb oma 5 sentimeetrit paks.
Aga me läheme nüüd siit edasi ja lähme kondita fileeni. Nii, see nüüd kui maha võtta, on siuke esimene sellistest delikatessriviplaatidest. Tuleb siit üks tükk ja pärast saame siit veel ühe terve tüki, kus on korralikult liha peal. See on nüüd selline, ütleme, ilma lihata riviplaat. Grillimiseks, traadideks, mida iganes. Ja nüüd siis on meil see välisfilee ilma kondita, puhastamata. Siit kõige õhema ääre lõikame ära. Ja nüüd on meil siin näha, on see välisfilee siin sees ja siis see on välisfilee silm. Täiesti jällegi, kui me võtame nüüd filee pärast puhtaks, siis see toode on kindlasti oleks täiesti eraldi nimetusega liha. Ja mujal maailmas hinnatakse just teda sellisel kujul välisfileed, et kõik, ütleme, see raskude, kollageenkude, kõik oleks siin sees. Need steigid tulevad oluliselt mahlasemad kui nüüd täiesti puhastatud sellel filee silmal. Ja nüüd me läheme siit edasi ja puhastame siis selle päris filee silma välja siit. Siit mööda seda äärt lõikame selle välisfilee silma välja. Ja nüüd hakkame siit seda kile siit igalt poolt pealt maha võtma. Siit peab meil veel see osa ka ära tulema. Nüüd hakkab välja tulema siit otsast see päris puhas välisfilee. Et nagu kenasti kätte saada, ilma rikkumata, siis on vaja ikkagi enamus tööd ära teha rebimistehnikas. Nüüd siit külje pealt võime juba jällegi, see on üks sellest välisfilee osast, väga õrn, läheb samamoodi selle välisfilee silma nime alla. Ja nüüd meil polegi rohkem jäänud, kui me ta seda soont veel puhtaks. Nüüd ma tõstsin siia juurde selle tagumisest veerandist lõigatud välisfilee. Nüüd on see välisfilee siis terves oma pikkuses meie ees. Tagumisel on see nüüd välimine kelme ära lõigatud, kuna ta läheb siit järjest paksemaks. Esimesel osal tavaliselt seda ära ei lõigata, kuna ta on noorloomadel ikkagi nii õrn, et seda ei ole mõtet ära lõigata.
Ja nüüd siis läheks edasi selle ülejäänud rivi poolega. Selle nüüd on nüüd mõttekas lõigata veel pooleks see tükk. Ja seda sellepärast, et siin teisel pool on rinnafilee ja sellest poolest saame me võtta ainult ühe ribi kulinaarse praadi. Aga sellest teisest poolest siit me saame 2 tükki võtta. Seda rohkem saame kondiga ära kasutada ja tegelikult on see ka jällegi üks maitsvamaid lihasid üldse. Ja mitte ainult veisel, põhimõtteliselt ka kõigil teistel lihaliikidel. Siin on nüüd siis ribi plaat grillimiseks barbecue'ks. Ribi esimesest poolest. Selle lõikame natukene õhemaks, selle paksema rasvakorra maha. Ja nüüd sellest alumisest rivi poolest ka 2 riviplaati. Nüüd on enam-vähem ühe paksusega ja kasutatavad siis ükskõik praeks, grillimiseks, barbecue'ks. Üks maitsvamaid lihasid lihaveisel. Ja see nüüd siis rinnapoolses osas on meil veel jäänud lõigata rinnafilee. Terves suurus sellise kujuga. Nüüd lõikame tal, meil on vaja kätte saada just seda kõige paksemat. Nüüd lõigatakse pealt ära see suurem, samamoodi tuleb rasv, aga ütleme, kõike seda pealt ära ei tohi lõigata. Jällegi see, et kui temast toitu valmistada, siis peab tal olema seda rasvakihti peal, sest muidu rinnafilee läheb väga kuivaks ja tuimaks ära. Ja teiselt poolt, sisemiselt poolt võtame ka ainult paksemad rasvad maha. Ja nüüd on jäänud meil veel, et alles jäänud ribi osad ära puhastada.
Siit tegelikult on võimalik veel niisugust head ribiosa sellist ilma kondita grillimiseks liha saada. Aga ribiplaate siit nüüd ülespoole enam ei võeta sellepärast, et need kondid siin lähevad nii jämedaks ära, et siia vahel enam liha ei jää ja see ei ole enam selles mõttes kulinaarselt kasutatud. Ja teine pool täpselt samamoodi. Nii, nüüd on meil jäänud ainult veel kael. Kaelal võtame kõigepealt ära selle kõripoolse liha. Siit tuleb nüüd sellest kõripoolsest lihasgrupid jällegi kõike poolrebimisega kenasti kätte saada. Ja nüüd siis
kael ise puhtaks. Kaela puhastamiseks on ka mitmeid meetodeid, kus üritada alguses natukene rohkem aega raisata ja üritada võimalikult puhtalt kätte saada või siis lõigata suurem liha küljest ära ja pärast neid kaela külide vahesid eraldi puhastada. Mina teen nii, et võtan kõigepealt ära deltakondi. Seda on pärast tülikam puhastada. Siis turja pealt lahti lõigata. Lõikame selle suure kaela osa siit ära. Seda tuleb veel järel puhastada ja lõikame siis selle kaela liha ära. Kaela otsas on nüüd ka osa veel antrekoodist. Kõigepealt kaelaga õlused. Ja siis nüüd siit on näha põhimõtteliselt, kus deltakont on kinnitunud, on selline kaar. Ja selle, kui kaar siit ära lõpeb, siit maalt lõikame nüüd selle päris kaela otsa maha. Sest see on nii sitke liha, et sellest nüüd mingisugust praadi küll ei saa. Ja nüüd jääb meil siis selle antrekoodi ülemine ots. Teisel pool on nüüd selline suur rasvakogumik kaela peal. Katsume kätte saada. Lõikame ilusti kanti selle tüki. Sellised ribalad kõik maha. Et meil jääks ilus sile pind.
Ja lõpetuseks veel kõige ebameeldivam töö, kaela puhastamine. Nii, selline on siis enam-vähem rahuldav kael, võiks parem olla. Nii, kõik.